tere kõik! Täna ma tahaks näidata, kuidas ma proovin teha kilpkonnale tema oma puuri, sest varem ei ole tal puuri olnud ja ma mõtlesin, et tal peaks ikka olema. Seega ma läksin kasutatud mööblipoodi ja ostsin ühe sükse riiuli. Siit natukene on näha selline riiul ja sellest saab siis tema puur. Ühe selle riiuli osa ma juba võtsin välja ja siis sellest saab tema puur. Ma arvan, et see on üsna suur, pärase suurusega tema jaoks. Kõigepealt alustan ma sellest, et ma löön siia taha veel mõned naelad. Kuna see põhi on praegu ainult klammerdatud, siis ei püsi ta väga tugevasti siin vastas. Nii, oleme siis jõudnud sinnamaani, kus naelad on sisse löödud ja nüüd, kui te näete, siis on see põhimõtteliselt valmis. Tuleb lihtsalt võtta need väiksed jublakad eest ära. Ja kuna põhi on liivaga kaetud, siis ei ole üldse midagi hullu. Ja kui tahate näha seda tagant, siis näete, lõin naelad sisse ära. Nüüd püsib see põhi palju tugevamini siin küljes, kui kilpkonn peaks ka kaevama hakkama. Nii, ja nüüd nagu te näete, on ka need nublakad ära võetud, nii et miski kilpkonna enam ei sega. Nüüd on see vaja lihtsalt puhtaks teha ja ära sisustada. Nii, ja nagu te nüüd näete, on esimene sisustus pandud. Seal on siis kilpkonna väikene varjualune, kuhu ta saab peitu pugeda. Siin nurgas on üks väike taim, et oleks natukene looduslikum tunne. Kõik on siis põhi on ilusti liivaga kaetud. Seal on selline väikene mänguosi nii-öelda, et seda puuri natukene ilmekamaks muuta. Ja samamoodi, kuna siin on sellised toredad augud, siis sinna sisse saab näiteks toppida salatilehti ja muud toitu, nii et tal on tegevus selle kättesaamisega. Ja siin nurgas on siis lambid, kui te näete, siis soojenduslamp ja UV-lamp. Siit poolt näitan siis ka, kahjuks ma ei ole suutnud mingisugust paremat süsteemi välja mõelda, kui siis selline lampide süsteem. Ma tahtsin osta ka talle söögi- ja jooginõu, aga mitte üheski loomapoes, kus ma täna käisin, ei olnud mitte ühtegi loomade sööginõud. Ja homme ma lähen ja otsin siis kuskilt mingeid kive, kust pealt ta saaks süüa ja mida veel siia liiva sisse panna, et pilt oleks huvitavam. Nii, nüüd ma panin sinna ka väikese tervitussöögi, rohelise paprikatüki ja kuigi see puur ei ole veel päris nii valmis, kui ma tahaks, siis paneme nüüd kilbu sisse ja vaatame, kuidas ta reageerib esimest korda elus oma uues puuris. Ta vist praegu on kõige rohkem huvitatud lambide alla minemisest. Sooja. Ta on selline, et hommikul ta kohe kella 7 ajal tahab lambi alla minna. Siis ta on seal niimoodi 2-3 tundi ja siis ta läheb jooksma ja siis teda rohkem lambid ei huvita.
ja siis kuskil õhtupoole ta tahab jälle lambi all olla. Praegu on kell kuskil 6 ja nüüd tal on jälle see aeg, kui talle meeldib lampide all olla. Ja praegu on see kuri nägu. Suunurgad on allapoole. Mine vaata, mis su toit on, Kilp. Kilp, kuule. Nuusutab liiva. Uus asi. Noh, mine nüüd avastama. Mine vaata, mis sul on siin kõik. Siit on seda taime võib-olla paremini näha. See on nii armas taim, nii kui ma nägin seda, ma teadsin, et ma pean selle saama. Täpselt see, mida ma tahtsin siia puuri. Ja seal on see vahva koobas. Ja taldriku peal paprika. Mida sa teed? Kuule.